kes juhtlevad igasuguste asjade üle ja mõtlevad välja uusi lahendusi. Leiutajad on inimesed, kes märkavad, et midagi võiks olla teistmoodi ja mõtlevad välja, kuidas just. Ja mis on kõige tähtsam, leiutajad on inimesed, kes oma leiutiste kaudu teevad kõigi elu paremaks. Leiutajad on ka suunanäitajad, kes toovad oma leiutiste kaudu meie ellu uusi asju. Ilma teadmiste ja teadlastele jääb iga paremaks seisma. Seetõttu on selle konkursi eesmärk rollis tuua õpilased leiutamise juurde ning leida uusi poliitika ideid. Teie kes te olete tulevikus Skype'ide, Radcat'ide, Transferwise'ide ja teiste eestlaste poolt leiutatud maailma läinud muud leidutiste autorid. Teie olete meie tulevik. Ma tänan teid, et olete olnud julged ja nutikad ja meil jääge sellisteks. Oleme siin õpilasleiutajate riikliku konkursil ja vestleme neidudega. Tutvustage ennast, palun. Ma olen Maria Solei-Järvet. Ja mina olen Mirena Mandel. Ja mida teie leiutasite? Me leiutasime siis mobiiliäppi Boosteri. See on väga kasuks koolilastele, ehk see on koolibussi äpp. Kas siis tellib bussi kohale või mismoodi see töötab? See on siis selle registreeritud kui liikumisanduritega ja sa saad ka registreerida ennast ära ja see annab sulle kindla aja, et see ei ole nii keerukas, et see tegelikult lihtsalt registreerid ennast ära enda bussipeatusesse ja mis kell ja siis ta annab sulle ise kätte, et see oleks lihtne selle aja. Kas ta annab bussijuhile ka mingi märguande? Jah, ta näitab bussijuhile, millisest peatusest ta peab läbi sõitma ja kui palju lapsi sealt peale tuleb. Ta näeb sama tabelit nagu lapsed ise ja see on ka talle väga kasuks, et kui mõnes peatus näitab, et 0 inimest, siis ta lihtsalt sõidab sellest mööda ja lapsed jõuavad kiiremini kooli. See on väga hea, et teil omal oleks ka sellist vaja. Ja kindlasti, sest mul on tulnud juhtumeid, kus siis buss sõidab minust just pimedatel aegadel mööda ja ma olen selle tõttu hiljaks. Ja minul endal niimoodi, et minu juurest ei sõidagi koolibussi, kuigi ma väga sooviksin seda ja tihtipeale pean hommikuti istuma 2-3, võib-olla mõnikord isegi 4 korda ümber, et koolibussiga oleks väga kiire ja lihtne minna otse kooli. Tublid tüdrukud, saite preemiat ka. Kuidas oli härra presidendi kõrval seista? Väga uhke tunne oli. Ja väga hea tunne oli. Veel tänan. Tublid. Jah, aitäh teile. Aitäh. Oleme Energiakeskuses siin Tallinnas ja vestleme Andri Soonega, kes leiutas ädi. Mis asi on ädi? Ädi on lehekülg, mis aitab inimestel lihtsustada oma krüptoraha aadresside kasutamist. Kuidas selle mõtte peal tulid? No ma rääkisin oma sõpradega IRC-s ja mõtlesin, kuidas on lihtne kasutada krüptoraha päris elus, kui seal ei ole ligipääsu arvutile. On see juba toimiv süsteem? No ma ütleks, et see on toimiv. Inimesed kasutavad? Seda on raske öelda, sest paljud leheküljed ja teenused ei ole seda integreerinud, aga see töötab väga hästi teoorias. Oled sa pakkunud ka seda kellegi? Olen küll. Nägime, sa said esimese preemia siin. Tuli see kergelt? Mitte eriti. Kaua sa nagu vaeva nägid selle kallal, et ta nagu saaks selliseks, et kannataks näitamisele tuua? Lehekülg algus mul läks umbes 1 nädal, et saada selle püsti ja jooksma. Ja siis 6 aja pärast tegin selle uuesti ümber disaini. Aga et seda konkursi tööd valmistada, see aasta oli nõuded, et oleks 5 lehekülje pikkune vähemalt ja ma ei ole eriti hea kirjutaja, nii et sellega läks päris kaua aega. Oli sul abiks ka meeskond või tegid sa seda üksi? Selle tegin täiesti üksi. 1000 eurot, hästi teenitud, oled sa rahul? Muidugi on. Palju õnnega meie poolt. Leendus uudistele, Leo Siimann.
vestleme Tanel Linnasega siin õpilasleiutajate konkursil ja küsime, kuidas on muljed? Muljed on täitsa ilus üritus on ja täitsa isegi Pärl oli täitsa komisjonis töös, et täitsa mõne asja kohta mõtlesin, et miks seda veel ei ole. Ja täitsa üks leiutis, mis siin oli see lihtne süüa, oleks praegu juba vaja. Selge. Sina oled tulnud Haaga keskusest, sa töötad õieti seal, sa oled Eestis teadaolevalt ainukene palgal olev leiutaja ja seda üsna mitu aastat juba, et selline põnev tiitel, et kuidas sa nagu hindad seda komisjoni tööd ja neid tulemusi, mis siin oli üle peaaegu 700 leiutist oli, jah? No eks oli seinast seina, et oli väga häid asju, oli Pärle, oli ka siukse asju, mis oli näha, et on koolis nüüd pandud, et nüüd hakkame leiutama ja siis on siukest pastakast välja imetud kraami, mis lihtsalt vaatad peale ja võtad järgmise, et ei ole midagi peale hakata sellega. Lihtne süüa oli sul lemmik, oli veel sul lemmikuid? Minu üks isiklik lemmik oli, ma arvan, see kiiruse näitaja enne ristmikka. Täitsa siuke, kui ma nägin seda ideed, mõtlesin, et tahaks seda juba linna peal näha. Selge. Räägi, kuidas Ahaa keskus on seotud selle konkursiga? On siin mingi seos? Ahaa keskus on seotud niimoodi, et kunagi Tiiu Sild, Ahaa juhataja, oli selle konkursi žürii esimees. Ja nüüd siis mina olen Ahaa esindajana seal konkursi žüriis. Nüüd siis teist aastat? Nüüd siis teist aastat oma teada. Tänud sulle ja soovime edu, et Eestis tuleks rohkem nutikaid lahendusi, leiutisi ka sinu poolt ja soovime ka edu Ahaa keskusele. Aitäh!